Me oleme hetk, me oleme viiv. On ju nii. Me jälgi loeb lumi, me jälgi loeb liiv. On ju nii. Me oleme ära. Me oleme siin. Rapla hooldekeskus on segatüüpi hoolekandeasutus, mille põhieesmärgiks on kvaliteetse sotsiaalteenuse osutamine, arvestades toimetulekuvõimet eakal ja erivajadusega inimestel. Ööpäevaringne hooldus on mõeldud Rapla valla eakatele inimestele. Hooldusega tagatakse, et igale kliendile vastavalt tema ealistele iseäralustele ja terviseprobleemidele hooldus, põetamine, ravimid ja nii edasi, kõik muu, mis selle juures vaja on. Hetkel on meie asutuses 50 kohta ja järjekord on suur ja kasvab veelgi suuremaks. Õpiga. Jaa, siis on tore. Suppi. Supp on maitsev. On elu sind teinud hellaks, on elu sind teinud hellaks. On nõrkus siis või tugevus ehk, et midagi erilist pole sul vaja. Keegi ikka meenutab ja nõuab, et sina vajad seda ja sina vajad teist.
hooldekeskus on Rapla valla allasutus. Rapla hooldekeskuse peamaja asub Raplas Kuusiku tee 5. Hooldekeskuse alla kuulub ka veel allüksused Alu sotsiaalmaja, Alus tugikeskus Alus ja Raplas tugikeskus Vahtra erivajadustega inimestele. Läheks poe poole. Tutvustan teile natukene meie asutust ja näitan ruume. Alu sotsiaalmaja on siis Rapla hooldekeskuse allüksus, kus me pakume siis sotsiaalselt mitte toime tulevatele isikutele eluasemeteenust ja meil on majas siis 20 inimest. Tube on meil siis kokku 12, 4 ühes tuba ja 8 kahes tuba siis. Ja siin on meie söögi tegemise koht, köök, kus siis inimesed ise teevad süüa, koristavad. Ja pesuruum, pesumasin, kus nad siis ise hoolitsevad oma pesu eest. Pesumasin nagu ikka, pooleldi töö. Siin on meil siis teenus 6 inimesele. Nad tulevad õhtu kella 7 ja läheb 19.00 ja hommikul kell 9 lähevad välja. See on sooja sõlm, siin sünnivad tähtsad otsused, tähtsad ideed. Kabinet ütleme. Jah, kabinet. Hetkel oleme me siis Alu tugikeskuses, see on toetatud elamise teenus. Siin on üks proua meil kodus. Tere! Kuidas ennast sisse seadnud olen? Hästi? Jaa. Meeldib sulle siin? Sul on... Siin on kõige parem olla, mis mul elus üldse on olnud. Ahaa, no näed. Jaa, siia ma peaks jääma surmani, kui saaks. On you near? Me oleme hetk, me oleme viiv. On you near? Me jälgil av lumi, me jälgil av liv. On you near? Me oleme siin. Igapäeva elu toetav teenus pakub siis võimalust vaimupuudega ja psüühikahäirega inimestele osaleda üksteise seltsingus, saada hakkama, õppida juurde oskusi toime tulemaks oma igapäevaelu toimetamistega, tegemistega ja kindlasti ka see suhtlemine, üksteisega suhtlemine on väga oluline. Ja iga päev me tegeleme siis näiteks ka erinevate käsitöödega, et just andagi inimestele võimalust oma kätega midagi kasulikku ja ilusat ja vajalikku teha. Et siin nendel riiulitel on nüüd välja pandud siis kõik, mis me oleme tõesti viimasel ajal teinud, et hulgaliselt keelküünlaid, šokolaadi ümbriseid, kinke, kotte,
Siin on meil ka sellised küünlaalused, erinevaks otstarbeks mõeldud. Kõikvõimalikku paberitööd, ka vanapaberist oleme teinud. Siis needsamad küünlaalused tegelikult oma olemuselt on ju vanad siidiplaadid, mis rändavad prügikasti. Samamoodi kappi unustatud taldrikud on meie käest saanud uue elu. Oleme juba mitmendat aastat osalenud Vaimupuu fotokonkursil ja nüüd siin on konkreetselt siis 2014. aasta fotokonkursi üks võidutöödest ja Vaimupuu üritustel me käime alati kohal ja meil on selles mõttes väga tugev koostöö Vaimupuuga. Astangu kutserehabilitatsioonikeskus on korraldanud tantsupäeva ja siis teatripäeva. Siis on siin ka meil Pärnu päevakeskuse korraldatavatel kokandusvõistlustel käimisest. Nüüd just möödunud aastal saime karika parima salati eest ja meil on käinud külas Saku päevakeskus, osales meil üks aasta vaatajana küll tantsudel tähtedega. Konkreetselt olemegi hõivatud just ettevalmistustega Vahtra tantsudeks tähtedega ja samamoodi ka hooldekeskuse aastapäeva tähistamiseks, et teeme seal kinkekotte, mida siis saame tarvitada ise, kui me tahame kellelegi midagi kinkida ja jagame alati ka hooldekeskusele. Minu vastutada on siis Rapla vallas, et sotsiaalvaldkond toimiks, et töötajatel oleksid olemas eelarvelised vahendid, et meil oleks keskkond, kus kohas osutada sotsiaalteenuseid. See ongi see hooldekeskus, mis on praegu olemas ja see, mida me siis uut tahame teha. Ja selle poole pealt on ka oluline, et töötajad saaksid palka, et töövahendid oleksid kõik olemas. See on hooldekodu osas hästi tähtis. Aga laiemalt on tähtis see, et oleks võimalik sotsiaaltoetusi maksta ja läbi meie struktuuridega sotsiaalteenused osutada. Siis hooldekoduga pean ma siin arvestust, et kui suured on siis pensionid, missugust osa Rapla vald aitab näiteks hooldusele paigutatud inimestel maksta. Transport, seda ma ka arvestan sinna, transport kuulub siis nagu ka hooldekeskusele. Muidu igapäevaselt olen ma abist peredega töös.
ja koduhooldusega ka samamoodi tuleb siis tegeleda. Täna veel valime välja teema, mida me teeme Terve Eesti sihtasutusega koostöös veel see aasta, sest meil on eelarvelised vahendid, et me saame selle projektiga alustada. Siin on nüüd need samad kulud, mida meie siis nüüd määrame ja näete, siin on üldkulud, mis on. No eks me teame, et eks me siingi tuleme ju maa kasutajaks. Et osaliselt meie selja taga olev tükk on ju meie oma küll, aga pool maad tuleb meil maa kasutusse. Ja selles mõttes ma arvan küll, et me suudame väga hästi täna meie heade naabritega PERH-iga nagu kokkulepet saavutada selle maa kasutamise hoonestamise õiguse osas. Õigesti ka see partner, kes meil on 3. partner, omavalitsuste liit, ka temaga suudame need läbirääkimised viia lähihetkel lõpuni. Et vallavalitsuse eesmärgiks ongi oktoobrikuus juba need asjad nagu läbirääkimised. Ja ma olen täiesti seda meelt, et me saavutame täiesti üksmeelt. Et see on küll tore kuulda ja et sa nii kindla sõnaga praegu meile ka saad seda lubada. Ja kui veel lisada seda, et kui tuleb siia vasta riigigümnaasium, kus noored inimesed hakkavad üle jõe liikuma, eakad saavad minna oma kaunitele rõdudele. Kui ei jõua enam kaugele minna, sa saad ikkagi noorte elust osa. Ja tõesti see, et arstid on lähedal. Ei ole paremat kohta, et alguses on küll nagu hirm, et on liiga vähe nagu ruumi, et ei ole neid parke ja pikki metsaradu nagu oli vastuväite, et osade arendajate poolt, aga tegelikult inimene, kes ikkagi juba statsionaarsel hooldusel on, ta ei taha nii pikka maad enam käia. Ja need, kes suudavad, need saavad ju meie kaunil promenaadil jalutada. Muidugi ja minu silmes on juba kõik see pilt nagu selline nii nimetud vesipildina juba nähtav, kus siin meil on üle jõe uus sild, mis ühendab meie teist kallast inimeste liikumine siin omavahel, nii alates haiglast, õpilaste liikumisest, hooldekodu poolt vaadatuna ja hooldekodu poolt liikumistega. Samas meil juba selja taga näete, kopad käivad. Kopad käivad ja kirikusse saame ka minna kuulama, kui on tahtmist, et mina tegelikult tahaksin küll siia hooldekodusse tulla, kui need ja hooldekeskusesse, võib-olla siis, kui juba see õige aeg on käes, et ta ei pea olema mitte siis, kui lapsed viivad vanainimest, kes enam mitte millestki aru ei saa, vaid siis, kui enam kultuurimas ei jõua ja laulmas ja tantsimas käia. Et hakkan kõigepealt päevakeskuses käima, uues hooldekeskuse päevakeskuses ja siis võib-olla juba mingil hetkel sellisega me ju seda uut hooldekodu ju tahame. Sellisega nii nimetatud maast madalast kuni selleni, et ma tõesti seal saan ma viimse päeva nagu veeta. Minu arust teine pool, mis meil ikka väga tähtis, selles uues keskkonnas töötingimused muutuvad meie töötajatele. See kvaliteet peab ka sealt hakkama meile ju paremaks minema. See on ju väga positiivne meile kõigile, kõikidele osapooltele. Ja keskkond ikkagi ka nendele MTÜ-dele, kes meil koostööpartnerid on, et nad hakkavad ka seal oma ruumi kasutada saama vastavalt ajale ja praktiliste kogemuste põhjal on eskiisplaan kokku pandud just sellisena täpselt nii, kuidas eakas inimene vajab oma vanaduspõlve väärikalt lõpuni viia. Ja muidugi ka need teised teenused, mis seal majas ümber on, et ega need ei ole ka vähem tähtsad. Ja ma tõesti loodan ka, et Roll on meie hea sõber selles mõttes, et ega me ei tee seda ju ainult siin Rapla valla inimestele, et me ikkagi näeme siin natuke suuremat pilti, et ka ümberkaudsed vallad, kes nüüd ka kõik suuremaks saavad, aga võib-olla ikkagi kõiki teenuseid, mis me siin planeerime välja ei arenda. Ja nagu meil varasemalt on olnud, ega omavalitsuste liit ei ole sellele vastu, pigem on meil sellised teemad, et kuidas me nende maad saame siin ka nagu kasutada ja millised võimalused nendel edaspidi oleks, nagu kas selle maa osas või uute maade osas. Põhitähtis on tegelikult ikka meie partner haigla, täna haiglaga selles mõttes maa osas on ju selgelt väljendanud oma arvamuse, et
partnerina ja naabritena me saame ja sobime siia kokku. Ja ma näen väga palju ühisosa meil just selles osas. Eks üks osa sellest praegusestki tegevusest on võib-olla tõesti, et see ei ole küll nurgakivi panemine, aga see on nurgakivi ettevalmistavate tegevuste fikseerimine praegu siin. Väga õige. Me otsime kohta, kuhu nurgakivi panna. Jah, seda küll.